Iglu sauna näol on tegu pisikese ettevõttega, kus täna töötab 10 inimest. Me oleme 4 aastat niimoodi tasapisi toimetanud. Algul oli mõte, et proovime teha uue ja unikaalse sauna, millest siis tänaseks on saanud 4 erinevat saunatoodet. Ja oleme proovinud neid üle terve Euroopa müüa. See idee tegelikult sündis meie tänase tootmisjuhi Siimu peas, kes mõtles, et oleks vaja teha saun, kus leil käitub natuke teisiti kui tavalises saunas. Et kui tavalises saunas viskad leili, saad selle tugeva matsu selga, siis Iglu saunas leil rändab üles lae alla ja vajub sealt alla tagasi. Nii et ta täidab nagu selle ruumi niimoodi hästi ühtlaselt, et see leil on selline mõnus, mahe ja niiske. Me tegelikult alguses läksime kasvuprogrammi võib-olla selle mõttega, et saada mingisugust kinnitust sellele, et kas me teeme neid asju, mis me täna teeme õigesti ja kas see suund, kuhu me liigume, on nagu õige. Ma arvan, et me läksime midagi sellist nagu otsima. Ma arvan, et kõige tähtsam asi, mille ta andis, oli see julgus mõelda ja ümber sättida oma ambitsioonid. Pärast selle kasvuprogrammi läbimist see ambitsioon muutus võib-olla 10 korda suuremaks, kui ta algul oli. Ma arvan, et see oli see kõige tähtsam koht. Ja kui algul tundus nii-öelda uus ambitsioon, siis võib-olla utoopiline, siis täna on nagu tunne, et see on täiesti reaalne ja tehtav. Seal oli 12 ettevõtet, kellega koos me olime ja tõesti oli näha, et tegelikult isegi kui need ettevõtted olid nagu väga erinevates valdkondades, väga erineva suurusega, siis laias laastus kõik maadlevad ikkagi päeva lõpuks sarnaste probleemidega. Me saime väga palju uusi ideid sellest, et kuhu see toode võiks nagu areneda. Et kui meil on kogu aeg olnud see seisukoht, et toode ei ole nagu kunagi valmis, aga täna me võime öelda, et see toode on alles päris lapsekingades. Ja täna me põhimõtteliselt oleme selles faasis, kus me korjame kokku neid algseid ideid, et siis seda uut toote prototüüpi testima hakata. Et me nui 4 üritame ikkagi nagu turule tuua ja need ambitsioonid täita endale. Tänapäeva maailma võimalused tegelikult on piiramatud. Et võib-olla see oli ka üks asi seal kasvuprogrammis, et mitte kinni olla nendes nagu stampides, mis on ette antud, vaid et kuidagi kastist nagu välja poole mõelda, et ma ei tea, et lisame siia mingeid andureid, päiksepatareisid, mida iganes on. Et seal nagu üsna kiirelt, seal kas või ruumis istudes või nende teiste firmadega suheldes, siis üsna kiirelt tuleb peale see tunne, et kui ma nüüd seda asja ära ei tee, siis ma olen nagu allaandja. Nii et see seal osalemine mõneti siis tähendab seda, et kui sinna juba minna, siis peab tegelikult pingutama hakkama. Et see valmidus peab olema, et ilmselt sellisest mugavustsoonist tuleb välja tulla.